Aga siis ma alustaks, ütlen, et tere tulemast, Urmas. Tere! Et meid on siin juba kogunenud üsna palju, et alustame tänase ühisseminariga. Hea meel on, et sa oled leidnud selle hetke praegusel kiirel ajal meiega ühineda. Aga võib-olla alustaks küsin, et kuidas hetke olukord sind on kõige rohkem mõjutanud kunstnikuna, et mis on need raskused võib-olla, mis on nüüd sellega seoses sulle tekkinud või langenud? Selles mõttes enda olemise raskusel midagi juurde ei ole tulnud, et ma pigem naudin seda, et ma saan rahulikult lugeda ja tegeleda mingite oma asjadega. Ja lisaks sellele mul on ateljee, nii et ma võin ise valida, kummas kohas ma parajasti oma karantiini veedan, et kas ma olen kodus ja loen ja teen midagi seal või lähen ateljeesse, sest suures pildis selles mõttes midagi mul muutunud igapäevakorralduses ei ole. Küll aga on muutunud see, et 16. aprill pidin avama isikunäituse Bangkokis, Tais, Atta galeriis. Sulaselgelt ma 16. aprill seda seal ei ava. Teiseks ma pidin avama isikunäituse Valencias 30. aprill. Sulaselgelt Valencias ma seda näitust ka ei ava. Ja kolmandaks nüüd olime küll üpris pikalt positiivselt meelestatud, et meil ikkagi 3. mail esietendub üks kaasaegse tantsu lavastus, mille kunstnik ma olen. Aga nüüd jõudis ka meile kohale, et 3. mai arvatavasti saame me teha seda lavastust ainult enda magamistoas heal juhul. Et see jäi ka ära ja siis Viljandis tantsunädalal, mis on selline suur kaasaegse tantsu tegijate kogunemine, kus pidi olema üks etendus aprilli lõpus, siis see ka aprilli lõpus lavale ei tule. Et see tantsunädal ja etendus, mis ära jäi, need mõlemad siis tulevad augustis ja septembri lõpus, nendega ei ole veel muret, aga mis saab Valencia näitusest ja mis saab Tais näitusest, nendest nüüd mitte midagi arvata ei oska, sest ma küll ise enam-vähem aiman, mis olukord meil Eestis on, aga kõigi maailma kohtade situatsioone ma ikkagi adu ja nemad ka ei tea, et Bangkokis ka pandi galerii kinni ja siis me oleme nüüd pendeldan nende kirjadega, et mida siis teha, kas ikkagi näitus avada, kas need tööd ikkagi kohale saata ja siis sel hetkel, kui karantiin läbi saab, siis võiks see näitus ollagi kohe avatud, aga nüüd, kus juba valitsuses räägitakse, et järsku peaks juunini pikendama mingeid karantiine ja huvitaval kombel Tais tegelikult see viiruse laine lõi hoopis hiljem kui meil, nii et neil alles praegust tuli need esimesed abinõud, kus kõik kohad kinni läksid ja nii edasi, et suhteliselt suure tõenäosusega ei saa see karantiin enne läbi, kui näitus tegelikult juba on ammu läbi, sest 6. juunil ma pidin minema sinna ja siis tegema seda finišaaži või näituse lõpetamist, aga jah, arvatavasti 6. juuni Bangkokis veel on kriisiolukord. Loodetavasti siis tagantjärele õnnestub see arvukas hulk näituseid siiski teostada. No, hoian pöialt, loodan, aga midagi ei tea. Aga millest sa meile täna rääkida mõtled? Vot, et kui asja juurde minna, siis
siis jah, et kui nüüd Vabade kunstide teaduskond tegi mulle selle ettepaneku, et võiksin milleski rääkida, et ühtegi konkreetset teemat selles mõttes ees ei olnud, et ma peaks rääkima, ma ei tea, mingist ajaloolisest perioodist või ma peaks rääkima mingisugusest nähtusest ühiskonnast, mingisugusest sotsiaalsest teemast. Et seetõttu, kui ma peas pendeldasin neid erinevaid mõtteid, millest oleks üldse hea rääkida, siis mõtlesin, et rääkida võiks ikkagi sellest, mis on endale oluline. Et mis mul oli oluline, et seal on ka nüüd jah, selles mõttes, et kes ma üldse olen selles mõttes, et enamik inimesi mind ei tea ja selles mõttes on ka päris keeruline hakata rääkima mingil määral anonüümse isikuna, et mis on mulle oluline. Seetõttu ma siis tundsin, et mingil moel peaks need asjad rohkem välja joonistama ja leidsingi siis need 3 sellist alateemat nagu vaikivad teadmised, kõhklused ja juhuse ime. Need on sellised 3 asja, mida ma tunnen, et kogu mu loomingu vältel, vähemalt iseendal, mul on tunne, et need on kogu aeg hästi tihedalt kõigega seotud ja kannul. Nii et need võikski olla siis need olulised asjad, millest rääkida. Ja paratamatult oma hariduselt ja oma praktikalt ma olen nii-öelda praktiliselt tegutsev kunstnik, ehk siis võttagi vaid üks selge teema ja seda siis mingisuguse varasema mõtteloo pealt lahata ei tundunud kuidagi nagu kohane. Et ma ei oska täpselt öelda, mida ühe või teise minu jaoks olulise asja kohta on öelnud Foucault või Deleuze või Derrida või Ronald Barthes, et arvatavasti nende kohta saab ise ka lugeda, et nad on oma jutu juba kirja pannud, et mul seda lugeda ja siis teile siin niimoodi ette kanda võib-olla üldse ei olekski väga mõistlik. Eriti seetõttu, et ega siin maailmas nagu nii-öelda midagi uut ei ole meie jaoks, et see on paratamatus, millega kõik kunstnikud peavad leppima, et seetõttu minu jaoks oluline ongi see, mis ma ise olen kas kogenud või läbi elanud või mis on minuni ühte või teistpidi ise jõudnud ja millega ma olen pidanud nii-öelda rinda pistma. Et me tavatseme muidugi mõelda sedasi, et ajalugu algab meist ja kõik, mis oli vanasti ja kõik, mis on tulevikus, see sisaldab mind ja see, mis ma täna teen, see on juba homme minevik. Aga kui me mõtleme näiteks kas või Picasso peale, siis me näeme teda enda kunstiväljal kellegi geeniusena, kes leiutas kubismi, aga kui me hakkame selle ajaloo peale järgi mõtlema, siis kõik need olustikud sellel hetkel, kui Picasso tegutses, olid justkui nagu kandiku peal kubismi ette valmistanud. Et see, et keegi hakkab inimese keha kuidagi geomeetrilisemaks muutma, kuidagi seda stiliseerima, et juba Paul Cézannil oli kogu see asi läbi mängitud, eks Picasso viis selle asja veidikene edasi ja ma arvan, et ma võiksin üpris julgelt pea anda selle eest, et kui Picasso ei oleks kubismi leiutanud, oleks täpselt samal hetkel kubismi leiutanud keegi teine, kõige suurema tõenäosusega Braque, kellelt Picasso väga palju nii-öelda au ja kuulsust ära varastas. Aga kui me lähme veel nagu ajast tagasi ja vaatame näiteks mingit pärimuskultuuri, vaatame Aafrika traditsioonilist kunsti, siis kõik see, millega Picasso
juba töötas kubistliku kunstnikuna, kõik nii-öelda vormilised küsimused olid juba selles mõttes mingis vanemas Aafrika kunstis, pärimuskunstis sammu juba lahendatud. Et kui panna kõrvuti mõni Picasso skulptuur ja panna sinna kõrvale mõni siis Zimbabwe või Ghana või Etioopia päritolu puuslik, siis ega seal põhimõtteliselt mingit erinevust väga ei ole. Et me näeme Picassot geeniusena sellepärast, et see, mis ta tegi, oli eriline justkui tema enda jaoks ja selle ajastu jaoks. See oli nii-öelda hästi klassikaline lääne koloniaalmõtlemine, et see, mille ma leidsin, see on minu oma. Nii nagu britid avastasid üks hetk India või siis Cook avastas Ameerika, et see, mille nad leidsid, see oli ju nende oma. Aga see, et seal inimesed juba tuhandeid aastaid olid elanud, see neid väga ei kõigutanud. Et veidikene selle mõttelooga on seesama lugu, et me armastame küll lääne siukses koloniaalühiskonnas mõelda, et me oleme leiutanud väga paljusid asju, aga kui me asetame selle kuidagi suuremasse struktuuri ja asetame sinna taha näiteks ida mõtteloo, siis ega meil väga midagi uut ei ole. Et seetõttu jah, ma ei tea, keel juba iseenesest on meil kõigil sama enne meie sündi, et me ei mõtle seda keelt välja, kui me rääkima hakkame. Sellele on Peeter Laurits palju tähelepanu juhtinud. Need numbrid, mis meil on, me ei ole ise läbinud neid vaidluseid, kas 0 on number, kas tühjus on number, kas tühjus on nii-öelda kvantiteetne väärtus. Et need küsimused on ikkagi ammu enne meid lahendatud. Aga see sama mõttelugu, et iga ilmaasjata öelda, et geeniused seisavad hiiklaste õlgadel, kuna ega nad nullist nagu asjale lähenema ei hakka, et nad tavaliselt ikkagi arendavad kellegi teise kultiveeritud juba edasi, et keegi on vaod ette lükanud, tema lihtsalt paneb selle vilja maha ja järgmine inimene kastab seda ja sealt järgmine inimene juba lõikab seda vilja ja sealt järgmine inimene mõtleb juba välja, kuidas seda vilja jahuks jahvatada ja sellest leiba teha. Et sedasi mul tekkiski tunne, et kui ma nüüd midagi räägin, siis ma räägin seda hästi nagu isiklikust lähtepunktist. Et räägin sellest, mis minu enda jaoks nii-öelda oluline on, et paratamatult, kui ma tunneks kedagi teist sama hästi kui iseennast, siis ma võiksin ju vabalt rääkida sellest kellestki teisest, aga taak on see, et kedagi teist ma sama hästi või paremini ei tunne, nii et ma pean rääkima iseendast ja näitama teile ka oma loomingut selle teema taustaks. Et ja. Paari sõnaga võib-olla endast, kuna ma ütlesin, et enamik teid mind ei tea, et jah, nii nagu sisse juhatati, et olen siis Urmas Lüüs, tegutsen kirjutamise vallas kriitikuna mõnede väljaannete jaoks. Põhikohaga olen siis õppinud Kunstiakadeemias kunstnikuks ja disaineriks ja hetkel ka poole kohaga siin tunde ja konsultatsioone aeg-ajalt annan. Tegelen muusika ja lavastustega, nagu siit on ka vahepealt välja koorunud, aga kõigest sellest ma räägin siis veidikene lähemalt, kui ma hakkan seda asja siis lahkama. Sest kõik need asjad, mis mu ette nagu juhtunud on, need on enamasti olnud seotud siis ühe nende 3 teemaga, et kas siis vaikivate teadmiste, kõhkluste või juhuse imega. Et
et suures pildis minu elus väga ei ole midagi revolutsioonilist juhtunud. Et kui ma olin laps ja kõik lapsed tahavad kellekski saada, siis ma politseinikuks, tuletõrjujaks, autojuhiks saada ei tahtnud. Autot ei ole siiamaani endale saanud ega isegi mitte juhilube. Aga tahtsin saada selle asemel hoopis kirjanikuks, muusikuks ja kunstnikuks. Ning nagu juba on välja koorunud, siis see, millega ma hetkel põhiliselt tegutsen või tegelen, on kirjutamine, muusika ja kunst. Et kirjutama hakkamine oli ka niisugune omajagu juhuste jada, et mulle alati on kirjutamine meeldinud, aga mingi hetk siis jäid need ühele või teisele inimese silma ja hakati paluma, kas ma saaksin ühte või teise kohta kirjutada ja nüüd ma siis põhilise aktiivsusega kirjutan ajalehele Sirp, aga ka aeg-ajalt Müürileht, Kunst.ee, ERR-i kultuuriportaal ja ka mõned välismaised väljaanded. Nii et mul oli päris hea meel, kui nüüd pool aastat tagasi kirjutas mul New Yorgi disainimuuseum, et nad tahtsid, et ma nende uue püsinäituse jaoks kirjutaksin näituse tekste. Et see on täiesti nagu niisugune tahtmatu asi olnud, et ma ei ole näinud kordagi nagu otseselt vaeva, et leida endale mingeid kohti, kus kirjutada, et see on lihtsalt nagu niisuguse kõrvalise asjana nagu kasvanud ja kasvanud, kuni siis laviin läks käima, et alguses üliõpilasena võib-olla sain korra aastas üleskutse kuskile midagi kirjutada, siis juba oli paar korda aastas mingeid asju ja nüüd on ta juba täitsa arvestatav sissetulek. Muusika on selles mõttes isegi veidikene nagu huvitavam viis, kuidas ta ellu tuli. Et teismelisena, nii nagu paljud, hakkasin tegema punki sõbra garaažis, põhiliselt just niisugust eriti agressiivset ja lärmakat nimetasime hardcore'iks või siis grindcore, mis iganes need niisugused veidikene agressiivsemad pungi tüübid olid. Aga mingi hetk, jah, ega mind see punk lõpuni ei toitnud selles mõttes, et tekkis tunne, et tahaks ikka midagi veel sinna helikeelde, et enamasti hakkas mind häirima see, kui andsin kontserdi ära ja siis pärast keegi publikust ütles, et wow, et see oli hea lugu, see kõlas peaaegu nagu Casualties või see oli ka päris hea lugu, et see kõlas peaaegu nagu Exploited. Kurat, et selle nimel ma nüüd küll ei ole need aastad proovi teinud, et keegi saaks mulle öelda, et kuule, peaaegu kõlad nagu Rancid või mis iganes. No. Et sealt ka hakkas see punk mul kuidagi laiali lagunema. Aga kuidas asi ennast jälle uuesti käima tõmbas, oli see, et kui ma olin esimesel ülikooli kursusel, siis Haapsalus toimus selline interdistsiplinaarsete kunstide festival või põhimõtteliselt nagu performance kunsti festival nagu Seanahk. Ja Seanahal üks aasta ma nägin sellist lavastust, mille oli teinud Erik Alalooga. Ja mulle kohutavalt meeldis, seal oli hästi palju suuri masinaid ja inimesed olid ruumi kinni lukustatud ja enne publik saalist välja ei saanud, kui nad olid mingisugused sellised müstilist, tehnoloogilised mõistatused ära lahendanud. Ja ma olin ikka päris nagu vaimustuses sellest. Ja pärast Haapsalu vanas kinos oli afterparty, kus olid veel igast mingid esinejad. Ja nii nagu mingitel
festivali afterpartidel juhtub, siis sai manustatud suuremas koguses õlut. Ja mis juhtub siis, kui manustada suuremas kogus õlut, on see, et mingi hetk see õlu tahab jälle välja saada. Ja läksin vetsu, vaatasin, kurat, vetsu ees on mingi paarkümmend inimest järjekorras. Mõtlesin, okei, see on nüüd küll siuke asi, mida ma vastu ei pea siin järjekorras. Ja siis mul tuli meelde, et seal maja ees tänava peal on põõsad. Sellised suured, tihedad, paksud sirelipõõsad. Siis mõtlesin, et okei, et püksi ju ka ei lase, et ma jooksen siis välja sinna põõsa taha. Jooksin põõsa taha ja seal juba oli keegi. Aga noh, häda ei anna häbeneda, et siis hakkasin ka tegema nagu, mida seal põõsa taga ikka teed ja vaatasin, et see teine inimene, kes seal põõsa taga seisab, on Erik Alalooga, kelle lavastust ma olin varem päeval näinud. Ja muidu ma olen väga selline tagasihoidlik introvert, aga kui juba omajagu õlut sees on, siis ma kohe otsustasin juttu teha, et jõutüüp, et väga vinge etendus ja ma ka nüüd tulin EKA-sse ja tahaks ka jube vinget asja teha. Et kas sa oled ka kuidagi EKA-ga seotud ja siis ta ütles, et jah, et ta täitsa on EKA-ga seotud. Et kui suvi läbi saab, et eks ma siis otsigu teda maja pealt üles. Ja kui suvi läbi sai, siis tuli välja, et ongi tollase interdistsiplinaarsete kunstide osakonna professor ja selle juhataja või juht. Et seda IDK osakond enam ei ole, et see kaotati majanduslike kokkuhoiumeetmete huvides ära. Aga jah, siis kui ma õppisin, siis kunagi Jaan Toomik selle rajas ja Erik Alalooga võttis selle üle. Et sedasi ma temaga kokku sain ja kuna mõttemaailm klappis, siis me otsustasime hakata veel edasi tegutsema ja tema ka just samal ajal alustas rohkem siukse eksperimentaalmuusika ja eksperimentaalhelisid tekitavate installatsioonidega. Et see oli nagu väga hea hetk, kus leida endale selline mõttekaaslane. Ehk siis seda koostööd oleme jätkanud siiamaani, et alustasimegi võib-olla kuskil 2012 vist, ei varem veel, 2010 vist sai alustatud ja nüüd peaaegu 10 aastat täis oleme teinud siis muusikalist kollektiivi nimega Postinstrumentum. Et juttu liiga palju ei saaks, ma siis näitan võib-olla vahele ühe video, mis annab veidikene aimu, mida me teeme. Et me kasutame siis hästi palju ready-made objekte ja elektroonikat, millega neid ready-made objekte üles võimendada. Ning viimane selline live toimus meil siis veebruaris, kui ma ei eksi, selle aasta veebruaris, kus me esinesime koos ühe muusikuga, et meid oli siis 3 tükki. Me esinesime Tallinnas Sadomaso sekspeol, mis oli päris siuke veider, et me tegime nagu eraldi seti kohe selle jaoks. Et muidu on, kui me teeme muusikat, siis tavalised inimesed seisavad ja vaatavad sind, aga päris veider oli teha siukest ambient või industriaalambient muusikat olukorras, kus inimesed lihtsalt ei istu ja ei vaata sind, vaid on märksa rohkem iseendaga tegevuses. Et see ongi siuke klipp sellest esinemisest või siuke klippide jada.
Ma loodan, et toimis hästi, oli kuulda. Igaks juhuks küsin vahele. Ja, väga hea. Ideaalne. Okei, et jah, et see, mis me teeme, siis ongi päris palju siis või noh, põhineb erinevatele kontaktmikrofonidele, mis me paneme siis objektide sisse, et selles videohelis ei tulnud see väga hästi välja, et see heli on seal koha peal märksa tundlikum. Aga jah, on siis erinevad andurid, et see, millega ma seal kitarri kohal lõõtsutasin, gaasimaski torus oli sees üks mikromootor, mis siis tekitas erinevaid vibratsioone kitarri helipeadega ja nii edasi. Et see oli päris huvitav live, et meil oli maha tõmmatud joon, et meil oli üks tüüp kaasas, kes filmis, et ühel pool joont jäi kaamera ette ja teisel pool joont siis oli see nii-öelda safe space või see ohutu ala, kus siis võis mängida või teha, mida nad iganes siis tahtsid. Et sedasi sinna muusikamaailma ma kuidagi sattusin. Et ükskord päris äge selline paralleel on see, et olin erinevate etenduskunste õpetavate koolide üritusel, kus kõik erinevad koolid, siis Viljandi Kultuuriakadeemia, EMTA, Tallinna Ülikooli koreograafid ja nii edasi. Igalühel siis etendus mingi lavastus ja kõige lõpus viimane päev siis oli suur ümarlaud, kus kõik osalejad siis arutasid, kuidas või mis seis siis etenduskunstides praegust on ja performance kunstis ning kuidas õhutada seda kunstniku omavahelist koostööd. Ja ma ise esindasin siis EKA-t seal selle IDK-ga ning Viljandi Kultuuriakadeemias siis näitlejate juhid kurtsid, et noori on praktiliselt võimatu panna sunniviisiliselt koostööd tegema. Et nad on üritanud nagu hea ja kurjaga nagu igatipidi. Et isegi kui neil on Viljandi näitlejad ja Tallinna näitlejad EMTA-s ja paned nad kokku, ikka ei hakka koostööd tegema. Nad on isegi pannud ühte ruumi kinni, neil on sama õppekava, samad ülesanded. Lihtsalt hakkabki integreeruma. Ja lõpptulemus on see, et kõik teevad ülesannet, mis teile on antud, aga Viljandi omad on ühes ruumi otsas ja Tallinna omad on teises ruumi otsas ja mõlemad omaette siis oma kambaga lahendavad seda ülesannet. Ja selle kohta ütles Hendrik Toompere juunior, see keskmine Toompere, mitte vanem ja ega mitte kõige noorem, vaid see, kes seal Toomiku kuudega filmis oli, ütles, et tema terve elupikkune praktika on näidanud, et sunniviisiliselt ei ole võimalik algatada mitte ühtegi koostööd. Et ta on ise teinud päris palju interdistsiplinaarseid projekte, kus on hästi palju erinevad meediumid mängus ja kus on heliloojad ja kunstnikud ja nii edasi, et siuksed igasugu vingeid teatriprojekte. Aga kuidas need meeskonnad on vormunud, on see, et kui ta oli noorem, siis oli üks koht, nimi oli vist kinoklubi või midagi, ma täpselt ei mäleta. Aga mingi koht, mida enam vist ei ole, kuhu enam-vähem kõik noored loovisikud läksid, et kui Kukus käisid nagu vanad peerud, siis seal käisid nagu noored ägedad tüübid. Ja üks nagu viga oli selle kohaga, oli see, et mingi kell öösel pandi see kõrts kinni või see baar pandi kinni ja inimesed pidid välja minema, see mingi kell 2 või 3 öösel. Aga kui sa oled siuke noor loovisik, siis kes see ikka tahab kell 2-3 öösel pidu lõpetada, et kuskile peab edasi minema. Linna peale ka ei saa jääda, seal on miilits, võtab kohe vahele, et peab ju kuskile minema. Kellegi koju juurde ka ei lähe, seal kutsuvad naabrid miilitsa. Aga ainukesed, kellel oli vaba koht, kus sai alati minna, olid kunstnikud, sest neil oli tavaliselt ateljee. Ja siis sai alati kogu selle kambaga, kes seal viimaseid pummeldajaid välja visati, saati sai kellegi kunstniku ateljeesse mindud. Aga kui sa lähed kellegi ateljeesse, siis sa juba näed, mis see
tüüp seal teeb, kes on maalikunstnik, kes teeb mingeid videoasju, kes tegeleb heliga ja paratamatult sa hakkad tema nagu loomingust rääkima, tema asju arutama ja noh, sealt juba väike samm on see, et kui sa hommikul veel mäletad, mida sa rääkisid, siis see ongi väga viljakas pinnas selleks koostööks loodud. Et kui ma nagu praegust järgi mõtlen, et mul nii suurt staaži nagu ei ole, aga kui ma järgi mõtlen, siis enam-vähem samamoodi kõik nagu suuremad projektid tegelikult sündinud ongi, et mingisugune veider juhuse ime, mis on vahele astunud. Et kui ma olin näiteks magistritudeng, siis ükskord töökojameister tuli minu juurde, ütles, et kuule Urmas, et ma tean, et sul on rahaga veidikene nagu kitsas käes, et mul on üks sõbranna, kes töötab teatris ja neil on jubedalt sinna teatrisse koristajat vaja. Et noh, hea ots, et saad õhtuti käia, teed seal oma koristaja töö ära 3 korda nädalas ja noh, raha tuleb ja saad üürid ära maksta ja noh, okei. Ja mis mul sai selle vastu olla, suhteliselt easy money. Läksin kohale, see oli sõltumatu tantsulava, mis siiamaani väga edukalt tegutseb ja hakkasingi seal koristajaks. Ja käisin seal mingi paar korda nädalas, kui etendused olid ära olnud, siis koristasin jälle ära, pesin põrandad ära. Ja ükskord, kui ma teatris koristasin, siis parajasti see projektijuht ja teatri juhataja arutasid, et näed, et sinna tehniku puldi ette oleks seda kardinat vaja, et kui on pimedad kohad etendustes, et siis mõnikord võiks olla tehniku laual kardin ees, et see tehniku laua valgus ei häiriks ruumi. See oli nagu black box'is. Aga et suur probleem, et kust leida siis see töömees, kes kardina üles paneks. Kuna ma olin seal kõrval, just parajasti mopp käes, hõõrusin tantsupõrandat, siis ütles, et no ma ei tea, et seal ei ole ju midagi keerulist, et teil on, ma nägin, et siin tagaruumis on akutrell olemas, ma lasen paar auku, ma toon poest tüüblid, panen tüüblid, tõmban trossi pingule vahele ja siis saab seal peal seda kardinat liigutada. Ja siis järgmine kord, kui ma koristasin, siis ma olingi nagu ehituspäevas ära käinud, lasin 5 minutiga kähku selle kardina sinna seina ja pärast seda hakkasid kõik sellised remondimured nii-öelda minule esimesena laekuma, et küsiti, kas ma saaks selle ära teha ja kui ei saanud, et kas ma siis tean kedagi, kes saaks. Koristaja kõrvalt sain ma ka teatri remondimeheks. Ja aeg-ajalt oli siis häda, et teatris oli baar ja puhvet ja piletimüük. Et keegi võiks seal aeg-ajalt enne etendusi olla, et kui sa niikuinii pärast etendus koristad, järsku sa võiksid olla veel seal baaris, teeksid baarimüügiga. Mis mul ikka jälle vastu olla saab, et jälle lisaraha. Kui ükskord siis tekkis olukord, kus oli 2 Taani koreograafi etendus meil. Ja selleks, et tuurijal raha kokku hoida, siis nad saasid raideri ette, mis valguseid ja asju kõik vaja on täpselt. Ja siis tehnik koha peal, kes oli koha peal palgatud, pani selle üles ja tegi valguse. Aga siis, kui nad kohal olid, siis järsku enam see palgatud tehnik toru ei võta. Ja 2 päeva ei võta vastu toru, aga lava on püsti vaja saada, proovid peavad hakkama. Ja siis ma ütlesin, et ma olen kõvasti siin nagu aeg-ajalt muusikat teinud, et kõik asjad, mis teil raideris kirjas on, et need on tuttavad asjad, et ma võin ise teil selle lava siin püsti panna, et kui see tehnik tuleb, siis saab kohe hakata seda valguskujundust tegema hakata. Panin lava üles neile, siis oli 1 päev enne etendust või nüüd eelmine öö enne etendust. Ja siis öeldakse, et see tehnik on nagu täiesti kadunud. Keegi ei tea, kus ta on, keegi ei ole tast mitte midagi kuulnud ja kõik tuttavad tehnikud on hõivatud, neil on mingid etendused, et sa oled ainuke, kes teab, kuidas see tehnika siin töötab. Sa teed nüüd selle lavastuse valguse ja heli. Siis ma olin nagu, et kurat küll, et nagu need vahendid on nagu tuttavad, aga mitte kunagi pole näiteks valguspuldi heeblide taga istunud. Kunagi ei ole kokku puutunud sellega. Aga öeldi, et okei, et sina pead need kastanid välja tooma tulest. Saadeti mulle fail, kus oli täispikkuses etendus. Mul oli 1 öö, et siis teha endale selgeks kogu etendus. Ma vaatasin 3 korda läbi ja panin
täpse kirja, mis mingi hetk etenduses juhtus. Et okei, et tantsijad läksid sinna, ülevalt läks punane valgus põlema ja siis tantsijad umbes tardusid ja siis läksid tagant 5 barri kontravalgusena peale. Ja ühe korra sain läbi teha, järgmine päev peaproovis ja õhtul oli kohe etendus. Et minu esimene kord, kui ma põhimõtteliselt valguspulti puutusin, siis oli põhimõtteliselt etendus. Ja alguses ma täitsa suutsin endast teksti jälgida, mis seal valgusega juhtuma pidi, aga mingi hetk, kui seal juba kiiremaks asi läks, siis ma ei suutnud enam sammu pidada. Siuke ärevus ja õhin oli ka sees muidugi, mis takistas mingisugusegi teksti jälgimist. Nii et ma hakkasin siis improviseerima nende valgustitega. Ma enam teadsin, mis seal laval nagu toimuma peab ja mis nagu meeleolu olema peab, aga siis ma improviseerisin ja etendust sai läbi, inimesed plaksutasid, rahvas läks saalist välja, siis mõtlesin nagu, et kurat küll, et täpselt see olukord, et nagu you have one job ja sa suudad selle ka nagu sel hetkel nagu perse keerata, kui sa pead, nagu kõik on nagu kaalul. See on esimene kord nagu võimalik ennast tõestada. Ja selle peale tulid siis koreograafid minu juurde, teatrijuhataja minu juurde, koreograafid ütlesid, et vau, see oli kõige parem valguskujundus, mis selle etendusel on üldse olnud. Et see oli märksa isegi parem kui see Taani valguskujundaja, kes selle oli disaininud. Ning järgmisest päevast olin ma siis ametlik teatritehnik. Nii et mingi hetk siis tekkis olukord, et ma olin korraga koristaja, baarimees, piletimüüja, remondimees ja tehnik ja oli sulaselge, et kõiki neid töid ei tee nagu üks inimene ära, siis mul kõik asjad ülejäänud võeti kõrvalt ära, et ma olin ainult teatritehnik. Et sedasi ma sattusin teatrisse mingite juhuste imedega. Ja see oli kõik toimunud aasta aja jooksul. Et põhimõtteliselt ma olin hooaja alguse läinud koristajaks ja hooaja ma lõpetasin teatri peatehnikuna. Ning kuna teatri peatehnik oli ka ametlikult teatri juhatuse või selle tegevjuhatuse liige, siis ma olin ka sattunud kuidagi teatri juhatusse. Ja sellest pool aastat hiljem siis lavastus mu esimene lavastus või etendus mu esimene lavastus. Ja ma näitan sealt siis ühte klippi teile. Nii. Ja share screen. Ma panen siit kuskilt poole pealt.
No nii. Et see oli siis kaader mu esimesest etendusest aastal 2014. Oli siis etendus nimega Error Corpus Machina. Ja pärast seda siis ongi olnud teater kuidagi mu elu täitsa selline tihe osa, et kuidas panna inimesi kuskile jõudma ja kuidas panna neid koostööd tegema, et selle võttiski pärast Hendrik Toompere juunior juttu hästi kokku Henri Hütt, kes ütles, et halvad elukombed ühendavad. Et nii ta paraku tavaliselt tihtipeale on, et ka üks mu enda siukseid lemmikolukordasid oma ateljees on see, kui sõbrad-tuttavad ja veel mingid karvased sulelised mulle atekasse külla tulevad ja näeb igasugu huvitavaid inimesi, saab nendega rahulikult rääkida, saab enda asjadest rääkida, saab nende asjadest rääkida ja kui just parajasti mingit suurt näituse tegemist enne seda käes ei ole, siis alati on nagu lahe inimestega koos kuskil õlut juua ja juttu ajada. Eriti kui nad tulevad enda õlledega, mitte ju sinu kappi tühjaks. Vot nii. Aga nii palju siis sellest nagu muusika ja teatrimaailmast. Ja kolmas asi, mis oli siis see lapsepõlve unistus, oli saada kunstnikuks ja selle ma jätsin ka viimaseks, kuna ta on kõige sellisema suurema rõhuga mul elus. Et kui ma gümnaasiumi lõpetasin ja mõtlesin, kuhu ma siis seal EKA-s lähen, siis olid mingid asjad, mis kindlasti välistusid. Välistus kõikvõimalikud asjad, kus tuli töötada arvutitega, sest ma teadsin, ma tahan kindlasti teha midagi, kus ma olen hands-on töökojas, materjaliga kontaktis ja kindlasti välistasin ka arhitektuuri, sellepärast, et matemaatika ei ole mitte kunagi olnud eriline trumpala. Et ma kuskilt olen välja kirjutanud sellised tsitaadi, ma täpselt ei mäleta, kust see tsitaat on pärit, aga nagu naljaga pooleks ma mingil määral täitsa ühtin sellega, et matemaatika on kõige ebatäpsem teadus. Sellega ei saa väljendada midagi, isegi mitte armastust. Et selle sama vaibiga ma siis hakkasin ülejäänud asju uurima, et ma olin skulptuuri olin teinud, maali olin teinud, nahatööd olin proovinud, klaasi, keraamikat ja nii edasi. Aga mis kõige suurema sellise mõjuga oli see, et minu sõbrannal oli isa juures maal vana sepikoda. Ja aeg-ajalt ma siis käisin nädalavahetusteti seal sepikojas tööd tegemas. Ja ta isa oli juba 70-ndates, nii et omajagu elanud inimene, tema isa oli siis sepp ja elas üksinda maal. Ja tema ei saanud aru, et mis ajab ühte noort hilisteismelist nolki sellise õhinaga tema aiamaale sinna sepikotta, mis on pooleti lagunenud ja lõõtslaseb läbi. Ja mina ei saanud aru, kuidas inimeste jaoks on imelik, et mul on ju selline teadmiste pagasiga niivõrd äge vanamees, kelle käest ma saan kõike küsida ja kellel on mulle nii palju õpetada. Et mul on olnud mingi tugev kiindumus vanameeste vastu. Et mul on selline tunne, et vanamehed on üks selline nähtus, kes tuleks võtta UNESCO kaitse alla. Et mitte sellised nooremad, 50 on halb, et 50 on sellised vuntsiga mehed, kes arvavad, et nad kõike teavad. Aga sellised 70 pluss vanamehed, kes iseenesest arvavad, et nad enam midagi ei tea, aga võivad sulle enam-vähem kõike õpetada. Et sama tunne valdas mind seal sepikojas. Ja ma mäletan, kui ma ükskord seiklesin ringi Kihnu saarel. Kihnus on ka igasugu selliseid memmesid ja taatide, kellel on kuldsed käed otsas, eluaeg pidanud kuidagi raskustest läbi tulema.
ma mäletan, et nägin seal ühte vanameest, saime ilusti jutu peale, siis ma nägin, ta loovis on mingisugune veider masin. Ma küsisin, mis kaadervärk see on, ta kutsus mu sisse ja näitas, ütles, et see on mootorsaan, et ta ise ehitas. Ma vaatasin, millest selle mootorsaani ehitanud oli, et siis ta näitas, et kere on ta välja lõiganud vanast nõukogudeaegse lennuki kütusepaagist. Siis sellele kruvis Saku Rocki pudelite abil ühe plastikutüki tuule selleks visiiriks. Siis vanadest solgitorudest ja veetorudest ja katuse plekitükkidest oli ta suusad alla sinna meisterdanud. Kõike ajas seda autorooliga ringi, ta oli mingi väike puust pink sinna sisse pandud, kus ta istuda sai. Ja siis veel see külgkorviga mootorratta mootor ajas seda edasi. Ütles, et sellega ta käib siis talvel jää peal hülgeid küttimas. Kuna hülge küttimine oli keelatud, siis pärast mõningast ühist viinavõttu hakkasid ka lõpuks aida alt välja ilmuma tema hüldekütivarustuse asjad ja siis põhiliselt ülejäänud päev kulus sellele, et ta õpetas mulle, kuidas hülgeid kütitakse. Et suvine aeg oli, ise ei saanud jääle minna, aga ma olin nagu täielikus vaimustuses. Et ma oleks võinud tõepoolest vist tema juures terve nädala veeta, aga lõpuks kujunes välja nii, et ühe vanamehega sai seal hülge küttimisest räägitud ja teise vanamehega sai heina tehtud ja kolmandaga aeda parandatud. Ja et mul on tekkinud niisugune tunne, et iga töö jaoks on kuskil üks vanamees, kes teab, kuidas seda tehakse. Et kui ma ka olen mingite installatsioonide või skulptuuride jaoks tahtnud tellimusi teha ja lähen firmasse küsima, siis vaadatakse otsa ja öeldakse, et ei, et seda küll ei ole võimalik teha, aga siis kuskilt kuurijad leiavad mingisuguse tohretunud vene vanamehe ja siis tema teeb selle asja sul ära või vähemalt teab sulle rääkida, kuidas see ära teha tuleb. Et neil on see teadmine, kuidas hakkama saada, mitte see, mida tema masinaga täpselt teha saab ja mis profiil sinna täpselt vahele istub. Et see mõtteviis on kuidagi teine, et see ongi see vaikiva teadmise küsimus, et see võib-olla ei oska seda seletada, aga sa oskad seda teha. Et kuidas selle vaikiva teadmisega just veel lähemalt rääkida, on see, et inimesel justkui, kui ta kunstiga tegeleb või isegi ükskõik mis kultuurivaldkonnaga, ma arvan, et see võib olla ka helilooming, et siis tal on niisugused 4 tasandit, mida ta oma arengus läbib. Et kõigepealt on inimene oma erialal, võiks öelda sellises staadiumis nimega unconscious incompetence või nagu teadvustamatu saamatus. Kus hea näide on selles, et kui ma olin veel gümnaasiumis, siis ma arvasin, et okei, et minu tulevik saab olema hoopis filmi tegemine ja hakkasin tegema filme vaimus, nagu seda tegi Tarkovski ja Hodorovski ja Tarantino ja ma ütlesin, et vau, et mul on ju sama ägedad mõtted, et mis vaev mul samasuguseid mingeid filme teha on. Ja sai nagu nädalaid ja kuid filmitud ja monteeritud ja katsetatud ühtpidi ja teistpidi, siis kui ma lõpuks sain selle asja tehtud, siis vaatasin, kurat, et siuke käkk ongi või. Et ma olin nagu niivõrd enesekindlalt seda teinud, niivõrd nagu kindlameelselt oli see siht mul silme ees. Et ma ei olnud üldse nagu arugi saanud, et kui saamatu ja kui abitu ma tegelikult olen. Alles siis, kui ma selle nagu lõpuks kokku keeratud käkki nägin, siis ma sain aru, et ega ei ole siin mingit oskust ka. Aga sealt järgmine etapp võiks siis olla nii-öelda conscious incompetence, mis on nagu siuke teadvustatud saamatus või teadvustatud suutmatus. Et seda ma tundsin oma bakaõpingute vältel. Et siis, kui ma õppisin sepakunsti, nii bakas kui magistris ise kunstiakadeemias, siis jah, baka lõpuks ma olin saavutanud võib-olla selle teadmise, et ma sain aru, kui halb ma olen ja kuidas ma midagi ei oska. Et mõtted oli endast viis, enda arvast nagu vinged, aga enne kui ma seda asja nagu lahendama hakkasin, siis ma juba sain aru, et mul on see probleem ja see probleem ja see probleem ja see lahendamatu probleem. Ja
mõtlesin, et ma tahaks teha nii vinget asja, aga niikuinii tuleb sellest mingi käkk välja ja siis tuli sellest mingi käkk välja, nagu ma olin arvanud. Ja baka lõpuks ma siis jõudsin aru saama, et okei, nüüd on vaja minna magistrisse, sest ma enam-vähem hakkasin aru saama, kuidas asjad töötavad. Ja magistris ma ütleks, et ma saavutasin sellise taseme ja enamik saavutab sellise taseme magistriõpingutes, mida võiks öelda nagu conscious competence või teadlik suutlikkus. Et sul on visioon, sa võid mingi asja nagu luua ja sa tead, kuidas selle asjani jõuda. Et kui sa ise hakkama ei saa, siis sa, ma ei tea, vaatad YouTube'is, kuidas see tehakse, küsid õige meistri käest, kes aitab sul selle ära teha või teeb sinu ees selle ära. Et kui ma mingitel installatsioonidel vajasin tehnilist abi või mingisugune, ma ei tea, Arduino oli vaja programmeerida või midagi, ma kohe juba eos loobusin, et ma helistasin Taavi Suisalule, kes oli mu isiklik tehnoabi ja tema alati siis mõtles välja, kuidas sellega nagu hakkama saada. Et see asi, mida ma bakas ei suutnud nagu täisväärtuslikult teha, siis ma tundsin, et ma nüüd magistris õppisin mingid nagu vahendid selgeks. Ja praegust ma tunnen, et ma olen sellises staadiumis, mis on kahe vahepeal, et üks on see conscious competence, aga järjest rohkem ja rohkem hakkab sisse harjuma ka seda nii-öelda unconscious competence'i või nagu teadvustamatut suutlikkust, teadvustamata võimekust. Et see on nagu autojuhiga, kes on umbes 20 aastat autot juhtinud, siis mingi hetk enam ei vaata liiklusmärke ja ta ei vaata kogu aeg oma spidomeetrit ja kuidagi need asjad nagu teadvustuvad talle ennem, kui ta ise neid nii-öelda verbaalselt teadvustab. Ta ei ütle, ahah, seal on liikluskiiruse piirang, järelikult ma pean vaatama nüüd oma spidomeetrit, vaatama, mis mul seal on ja kui seal on liiga palju, siis ma pean vajutama 1, 2, 3, võt seda keskmist või seda parem või okei, igal juhul midagi ma pean siin vajutama, et see kiirus aeglasemaks läheks. Ja ta teeb seda täitsa nagu sisetunde pealt. Kunstiga mul on kohati seesama tunne, et kuulasin just üks päev Tatjana Kozlova-Johannese ööülikooli loengut, kus ta rääkis, et kui ta õppis muusikat, siis mainekates ülikoolides kõik kogu aeg räägiti, kuidas sul muusika loomiseks peab olema meetod või mingi süsteem või mingi struktuur. Ja mida rohkem ta nagu selle meetodi süsteemiga tegeles, seda rohkem ta hakkas aru saama, et ahah, näed, selleks, et teha hea muusikateos, selle jaoks peab olema sul hea meetod ja kui sa seda meetodit järgid step by step ilusti, siis sa jõuadki ilusa muusika ja heliteoseni, kus on selge struktuur ja süsteem ja nii edasi. Aga mingi hetk hakkas see asi nagu rohkem iseendaga konflikti minema, et ta sai aru, et tegelikult ei pea olema süsteemi või tegelikult ei pea olema meetodit. Et ta põhiliselt loob heli intuitsiooni pealt. No mis asi on intuitsioon? Intuitsioon on nagu segu kogemusest ja mingist teadmisest ja see kõhutundest, mis mida sa ei oska seletada, aga sa oskad seda ära tunda. Ja ta sai aru, et intuitsioon võib olla täpselt samamoodi meetod. Et ma olen ise hakanud järjest rohkem ja rohkem seda tundma, et just see nii-öelda meistrite õpipoisile viisil töötas, et kui ma nende vanade meistrite käest olen õppinud, siis nad kunagi ei selgita sulle, kuidas sa seda tegema pead. Nii nagu seda saab sulle selgitada keegi paberi peal, nii nagu sul on näiteks ahju või pesumasina kasutusõpetus. Nüüd vajuta seda nuppu, siis keera seda kangi, siis sealt läheb see režiim peale ja siis vajuta seda nuppu ja siis hakkab sul pesumasin pesema. Et neid asju, mida nad õpetasid, kas või see sama hülgekütt või see vanamees seal sepikojas, ta kunagi ei oska neid panna sõnadesse, aga ta oskas sulle alati ette näidata, kuidas see käib. Ja siin on ka öeldud, et sa alguses võid küll õppida ära, kuidas haamriga
haamriga materjali pihta lüüa ja mis peaks juhtuma, kui sa niimoodi materjali pihta lööd. Aga see veel ei tähenda, et sa suudaks seda materjali kuidagi oma mõttega vormida. Et ma õppisin kunagi mõõgavõitlust. See oli ka veel täitsa teismeeas asi. Ja samamoodi, ega see tuli puhtalt trennipraktikaga. Aga mis oli nagu üks selle õpetuse algtõdesid, oli see, et kui sa mõõgaga võitled, siis see mõõk ei ole tööriist. See ei ole mingi töövahend, vaid see mõõk on sinu keha osa. Et sul on käsi, sul on siin üks lüli, siin üks lüli ja siis siin on üks lüli, mis siis lõpuks on mõõk ja mis on küll teaduslikus mõttes su kehast eraldatud objekt, aga psühholoogilises mõttes on see sinu käe nii-öelda kolmas lüli. Ja samamoodi, et sa ei mõtle, kuidas seda mõõka hoiad, sa ei mõtle, kuidas sa lööd, sa ei mõtle, kuidas sa teed mingi pette skeemi, et mingi hetk hakkas tekkima see olukord, et kõik need asjad tulid iseenesest või et su aju kordagi oma ülesannet sõnastamata mõtles juba 2 sammu ette nagu males. Sa nägid, kuidas löök hakkab tulema, sa kohe teadsid lihasmälus, kuidas see pareerida. Sa teadsid, kui nüüd mul on siuke olukord, siis arvatavasti midagi sihukest või sihukest või sihukest on kõige parem, et sellest olukorrast välja tulla ja hoopis oma vastast lüüa, talle väga palju valu teha ja ta ära elimineerida sellest võitlusest. Et taoistliku mõttesuuna üks kõige sellisemaid põhjapanevamaid mõtlejaid Zhuangzi on kunagi öelnud, et kus ma küll leiaksin kellegi, kes on keele unustanud, et temaga juttu ajada. Et selle sõnastamata või vaikiva teadmisega on täpselt seesama asi mul endal. Et ma tunnen, et kui ma liiga palju hakkan mõtlema seda peale, et mida mõtles Foucault või mida mõtles Derrida, siis ma kohe sisenen nagu kellegi kapsaaeda ja kedagi nagu ei huvita, mida nad mõtlesid. Et see pigem sellised tekstid üritavad minu loomingust nii-öelda paigata need kohad, mis muidu loominguliselt on nagu nõrgad või teinekord tekib siuke tunne, et hoopis tekst on see oluline asi, mida siis minu looming illustreerib, et seetõttu ma üritan nagu teadlikult distantseerida ennast, et olla küll teadlik, mida nad arvavad, aga formuleerida need mõtted ikkagi ise ja läbi mingi enese filtri, et selle kohta ütles ka Ilmar Raag päris hästi ühes oma filmi loengus, et dialoog on alati see asi, mis ühe filmi ära tapab. Sest dialoog on see, millega sa ütled enam-vähem filmi moraali ette ära. Et 2 tegelast panendab vastamisi ja siis see on minu sõnum, see on minu moraal. Aga kõrgklassi film on see ja kõrgklassi kunstiteos minu jaoks on see, kus seda kõige olulisemat kordagi nagu ei puudutata või sellest kordagi ei räägita. Et see lihtsalt nagu on üks asi, mis nagu mõjub, nii nagu Michael Haneks filmid, ma kindlasti soovitan vaadata. Et jah, et kui ma tantsuteatris töötasin pikalt, siis mingi hetk ma läksin Linnateatrisse etendust vaatama, kus oli puhas sõnalavastus, peaaegu et monoloog. Ja siis mul oli siuke tunne, et ma ei saanud aru, miks näitleja üritab mulle kõiki asju puust ja punaseks ette teha. Et kas ta tõepoolest ei arva, et mul võiks olla piisavalt palju intelligentsust ja ma võiks ka nagu midagi ise tuletada või midagi ise arvata või tantsulavastuste puhul või koreograafia lavastuste puhul tihtipeale ongi see, et see, mille sealt etendusest saad, see on see, mille sinna etendust ise sisse paned. Et nendes sõnalavastus ma olen kohati nagu tundnud, et miks keegi ei luba mul endal midagi sinna sisse panna, et miks ma alati pean võtma ainult selle, mis teised mulle anda tahavad, siuke veidike nagu lolli tunne. Et jaa. Okei, aga ma näitan vahepeal jälle mõned tööd, meil siin aeg hakkab varsti juba otsa saama, et siis saab veidikene ka näha asju. Ma võib-olla kõiki asju enam ei jõuagi näidata, ma nii palju siin lobisenud. Nii, aga ma panen juba share screen'i ära. Et ühe asja, mis ma mõtlesin teile näidata, oli
projekt nimega Mortal Combat. See on siis tegelikult 2 näitust. Ja esimene näitus siis, see on siin see teos ise, et see näituse tagamaa on siis selline, et nii nagu paljudel inimestel maailmas, arvatavasti enamikel inimestel, kes on üldse maakeral eksisteerinud, tekib olukord, kus sa leiad kellegi inimese, kelle puhul sa tunned, vot nüüd see on see minu õige inimene, kellega ma tahan koos olla, see nii-öelda significant other. Aga paraku need asjad lähevad lahku kas sinu poolt või teise poolt, siis kui see läheb veel teise poolselt lahku, siis on veel eriti valus. See asi rohkem ka juhtuski ja ma tundsin, et kui oli justkui see viimane ametlik kohtumine või see lennujaama ärasaatmine, et sealt tagasi tulles see põletav tunne või see sisemine valuäng oli niivõrd nagu suur, ma tundsin, nagu kogu mu keha oleks täidetud mingisuguse põlevana palmiga või et see tunne, et kui ma nüüd läbi rinnakorvi oma käe suruks, südame välja rebiks, ma võiks sellega põhiliselt terve linna maha põletada. Ja aastad läksid mööda, ma suutsin võtta juba mingi 3. inimese või 3. vaatepunktist seisukoha ja mõtlesin, et okei, aga see tunne on ju päris äge, mille ma võiksin, olles kunstnik, uuesti visualiseerida, uuesti nii-öelda läbi elada. Ja seetõttu see, mis te näete, siis ma tegingi nii, et ma graveerisin plastikust kõigepealt ühe prototüübi käsitsi välja ja seejärel siis ühe vanamehe abiga, kes teadis täpselt, kuidas mul sellest vorm võtta, ma sain selle vormi võetud ja siis üks tuttav keraamik hakkas tegema siis Molotovi kokteili suguseid südamekujulisi pudeleid. Ning seejärel ma helistasin sõbrale, kui mul oli need omajagu juba tekkinud ja ütlesin, et davai, lähme nüüd Pullape vanasse sõjaväebaasi ja ma hakkan neid loopima. Et õnneks, kuna see oli maa all ja üleni betoonis, siis seda nagu põlemisohtu seal väga ei olnud. Panen ta ühe korra veel. Aga jah, et see sama emotsioon sai siis nii-öelda uuesti läbi teostatud. Ma isegi ütleks läbi elatud, pigem nagu teistele mingis visuaalses, poeetilises keeles ette kantud. Ja kui see esimene näitus oli hästi selline ennast hävitav, sest ikka paratamatult sellises olukorras keegi peab ju kannatama, keegi peab ju valu saama. Ja see sellele teisele inimesele ju ei taha valu teha, siis paratamatult selleks valusaavaks inimeseks valid sa iseenda. Nii et paar aastat hiljem analüüsides neid hilisemaid emotsioone, kus ma sain aru, et ma küll selle põletava destruktiivse perioodi olin läbi elanud, aga seal kuskil pinna all, seal tuha all see asi ikka hõõgus. Ja aeg-ajalt hõõgus ikka päris valusalt ja kui ikka liiga valus hakkas, ma mõtlesin, et järsku peaks sealt tuhahunniku otsast ära minema, sest ikka liiga valus on. Siis ma ikkagi leidsin mingi poosi, kuidas seal tuha sees seista, nii et veel nii valus ei olnud. Ja astuda, ja siis hakkas jälle valus ja siis jälle leiad mingi poosi, et nüüd ikka veel kannatab, et nüüd veel ei pea ära astuma, et nüüd veel kannatab. Ja selle visualiseerimiseks ma siis valasin malmist sellise suure südamekujulise kaelakee, kuskil 35 kilo täis malm, väga kare ja robustse pinnatehnikaga. Ning sellega ma siis tegin performance'i. Kus ma siis pea pool tundi seisin selle südamega
ja lasin ennast filmida. Et täpselt sama emotsioon, et see on mingi raske asi, mis teeb valu. Juba esimese 5 sekundiga oli rinna pealt veri väljas. Ja hoiad seda ja läheb liiga raskeks. Ja siis üritad seda mingi muu nurga all hoida. Ja tunned, et enam ei ole ju nii raske, aga ikka sindrinahk hakkab niimoodi sisse soonima, et enam ei suuda. Ja siis sa vahetad poosi, lased teda veidike järgi, lased pinge näiteks kaela peale, vaatad, et ei olegi nii paha ju. Las ta seal kaela peal ripub. Et vähemalt ei tee ta rinnale valu. Ja siis tunned, et oi kurat, kaela peal teeb ikka veel rohkem valu lõpuks. Siis võtad ta jälle teistpidi ja niisugune veider situatsioon. Üritad seda kogu aeg siis leida mingi kohta, kuidas seda veel suudad hoida. Ning jah, see oli siis ühe teosena elusuuruses seina peale projitseeritud. Ning pärast seda ma siis lasin teha endast foto. See, mis seal rinna peal on siis need ära hõõrutud marrastused ja haavad. Ning kuidas ma selle siis teatrisaalis lahendasin, või mitte teatrisaalis, vaid siis Hobusepea galerii keldrisaalis, oli see, et ma panin talle siis valguskasti, kus siis robo oli taga, et sa nagu ei saanud seda täpselt kinni püüda, kuidas see on, aga sa nagu tajusid oma silmavõrkkestal veel seda kujutist, mis sealt hiljem kadus. Ning teine teos samalt näituselt oli siis installatsioon, mis oli ainult 1 päeva väljas, kus siis mul oli sõrme küljes südamemonitor, mis võitis mu südamelööke. Läbi Arduino saatis see siis signaali vibrakõlarisse ja põhimõtteliselt kõlarisse mõnedes 4D ja 5D teatud linkide sees. Heli nagu edasi ei saada, aga nad saadavad seda vibratsiooni. Seetõttu on seal taustal lõnkse kuulda. Ning järgmises kaadris on näha, et see vibrakõlar oli sellise kallis panni all. Saatis neid elektrilisi või neid helilööke sinna panni peale, südamelöökide hirvendus ja väiksed projektorid siis projitseeritud hirvenduse seinte. Et siis põhimõtteliselt kogu see ruum hirvendas minu südamelöökide no vot. Ja siis võib-olla näitaks ka teost Inimese mõõt, mis oli nende vahel üks näitus. Ma väga pikalt ei saa sellest rääkida, sellepärast juba 15 minuti pärast pean ma otsad kokku tõmbama, aga see oli siis järjekordselt selline juhuse ime, kus ma läksin ateljeesse teha ühele metallist skulptuurile väike kavand. Ma mõtlesin, ma kasutan selleks savi, aga kõik savi, mis mul ateljees oli ära kivistunud ja ma panin ta vette
võtan siit heli maha. Aga see, mida ma seal kausis nägin, oli siis see, et väga poeetiliselt hakkas savi lagunema. Ja niipea, kui ma seda savi lagunemist niisuguse tugeva valgusvihu all nägin, koheselt mul meenusid ühed Rooma püstid, mida ma Itaalias residentuuris olles nägin. Siin on siis osad neist. Ja ma tundsin, et samamoodi nagu see savi, mis sellest minu kultuurilisest tähendusest hakkab laiali lagunema vee sees, on nende marmorpüstidega täpselt sama lugu, et me inimestena paneme neile küll mingisuguse tähenduse peale, aga nad selles olla ei taha, nad tahavad saada oma materjali algolekusse tagasi, nii nagu raua algolek on rooste pinnasest, me saame välja võtta ainult roost ja sulatada selle rauaks. Samamoodi võtame sealt need marmorplokid ja anname neile mingi kuju, aga lõpuks näeb see välja nagu mingi reptiilide paraad. Enamasti siis jäävad nad ilma oma ninadest, aga ka kõrvadest ja lõuast. Ja sellest siis kuidagi inspireerituna ma otsustasin, et ma teen ühe inimese pea, lasen sellel savil ära kuivada. Et see on siis elu suuruses tehtud. Suur tänu Jaak Soonsile ja Kirke Kangrole, kes mu omal ajal lõpetajaks olid skulptuuris. Ning mis ma sellega tegin? Ma lasin selle ära kuivada ja asetasin seejärel ta sõbranna käest saadud akvaariumisse ja filmisin siis katseks, mis seal siis juhtus. Et niipea, kui ta sinna vette sai, niipea hakkas ta täpselt samamoodi sealt laiali lagunema ja tekkis täpselt sama efekt, mis nende vana Rooma püstidega. Et selline tunne oli nagu see, mis ma teen, on nagu füüsilises ruumis timelapse. Et videos ei ole mitte midagi kiirendatud, see on täpselt originaalkiiruses, kuidas ta seal laguneb. Aga ma justkui läbisin selle 2000 aastat, mis need skulptuurid olid eksisteerinud ja mis nad olid enda nagu neid liikmeid kaotanud. Et see 2000 aastat ma lihtsalt läbisin hästi kiiresti. Lasen siit veidikene tagantpoolt ka, siis on näha, kui seda nagu lagunemise poeesiat. Vot, jõudsimegi sellesse reptiili staadiumisse. Vot nii. Et okei, ma hakkan siis vaikselt otsi kokku tõmbama, sellest kõhkluste osast nii palju rääkida ei jõuagi. Aga jah, mis mul nagu tundus, oligi see, et need asjad, mis ma sedasi olen teinud, et ma ei oska neile mingisugust sõnalist puhvrit väga hästi leida.
Ma ükskord sattusin Amsterdamis, kui ma sõbranna juures ööbisin, ühele doktoritöö kaitsmisele, sest mul midagi targemat ka otseselt teha ei olnud seal. Ja läksin kuulasin. Ja see doktoritöö oli siis konserveerimise osakonnas ja rääkis Rodini mõtte ja kuju konserveerimisest. Et ma arvan, et enamik teist kõik teab seda Rodini kuju hästi, aga neid on mitu tükki ja üks neist langes siis räige vandalismi ohvriks. Ja selle kuju taastamise meeskonnas oli ka siis mees, kes tegi seda doktoritööd ja tema uurimis Tonni Greenbaum on ta nimi, tuli meelde. Ja tema kõige suurem huviorbiit oli see, et kuidas see kuju on valatud, kuidas see täpselt tehniliselt on valatud. Ja doktoritööd kaitstes siis üks naine komisjonis küsis ta käest, et mis oli kõige keerulisem selle valamisprotsessi taastamise juures. Ja ta ütles, et vaadake siin Amsterdami ülikoolis on mul maailma parim tehnika, et sellest paremat tehnikat kuskil mujal ei ole, on võrdväärseid, aga mitte nagu paremaid. Ja mul on olemas kõik röntgenaparaadid, elektronmikroskoobid, kõik asjad, mis sul on selle kuju uurimiseks vaja. Aga ühte asja ei ole võimalik taastada nende vahenditega. Ja see oli nimelt see, et omal ajal see meister, kes juhatas valamistööd, siis see segu, millest tehti vorm, segati kokku seal liivast ja savist ja õlist ja erinevatest vedelikest ja mingitest ainetest kindlasti veel. Ja kuidas segamine käis, oli see, et meister seisis kõrval, abilised segasid ja siis tema aegalt võttis selle segu kätte, tegi siukse palli, umbes nagu lumepalli teeme, viskas seda õhku, püüdis kätte, siuke hopitas käes ja siis ütles, et kuulge, pange liiva juurde. Ja siis pannakse liiva juurde, segatakse uuesti läbi, võtab uuesti selle segu kätte, hopsutab jälle käes, ütleb, et kuulge, kurat, nüüd sai vist liiga pude, et pange veidikene veel kuiva savi ja pange törts õli ka veel juurde. Ja siis jälle segatakse läbi ja nii kaua see käib, kuni ta siis hopitab seda uut pallikest käes ja ütleb, et vot, nüüd on õige segu, nüüd läheb palamiseks. Ja see paarsada aastat tagasi elanud meistri käetunnetus on see asi, mida ei ole võimalik mitte kunagi enam taastada. Et ta leidis isegi ühe töökoja New Yorgis, kes viljeleb seda ajaloolist valumeetodit. Aga kui ta võrdles nende materjalikatsetusi Rodini mõtlejaga, siis selle kvaliteet ei jõudnud isegi ligi lähedale. Et kuna vahepeal on leitud paremad vormimaterjalid, siis lihtsalt see käetunnetus ei olnud enam vajalik, võeti kasutusele uued valmis segud ja see jäi nii-öelda ajaloo hämarusse. Nii, et ma vahepeal näinud, et siin okei, see ei ole üldse mulle, see pane heli valjemaks ja vaiksemaks. Üks ütleb valjemaks, teine ütleb vaiksemaks kommentaarides. Enne jah, selle ühe video juures ei olnud hästi kosta. Okei, no selge. Siis ma ei pea muretsema selle pärast. Et jaa, et see käeoskus on nagu jäädavalt kadunud ja seda ei ole võimalik. Kuna see käetunnetus käis meistrile ilma ühtegi sõna ütlemata 100 aastaid, siis seda 100 aasta pikkust katse-eksitusmeetodid enam ei korda. Ja see sama naine, kes selle küsimuse küsis, mu sõbranna sai tema käest konserveerimise tunde ja tema tunni esimene ülesanne, kui ta hakkas uut loengusarja andma oma tudengitele, oli alati see, et ta lasi kõigil tudengitel ruumis kirjutada võimalikult täpne õunakoogi retsept. No nii täpselt kui võimalik, mis õun, mis tükkideks,
mis ahju, mis kuumuse juurde ja nii edasi. Ja siis nad üheskoos valisid välja kõige täpsema õunakoogi retsepti. No täiesti surmeksimatu, iga liigutus on ette antud. Järgmise asjana nad paljundasid kõigile selle ühe õunakoogi retsepti. Igaüks sai selle retsepti endale kätte ja järgmiseks tunniks pidid nad selle retsepti alusel küpsetama õunakoogi ja tooma selle kooli. Ja kui kõik need õunakoogid olid rehas, siis nad kõik maitsesid neid õunakooke. Ja siiamaani, vähemalt nende endi sõnul, ei ole neil olnud kahte samasugust õunakooki selle ühe retsepti alusel. Et ja, sinna maale ma omadega jõuda tahtsingi. Et üks osa jääb meil küll veel varasalve, võib-olla mõnikord annab veel sellest rääkida, aga ma kardan, et kui ma seda teemat alustan, siis meil läheb veel kuskil tund aega selle rääkimise peale ja las jäävad need osad tööd veel üllatuseks ja nägemata. Ehk on võimalik veel kohtuda, et ma ise olen paar päeva nädalas EKA majas täitsa olemas tavasituatsioonis, kui ei ole mingit suuremat katkulainet, siis jah, ma vähemalt pean ennast suhteliselt sõbralikuks ja toredaks inimeseks, et kui tekkis mingeid mõtteid, mingeid asju, mida te tahate küsida, midagi, mis te tahate täpsustada, lihtsalt, ma ei tea, juttu ajada ja mõtteid veeretada, siis leiate mu aadressi kodulehelt üles või siis kas või sööklas toidusaba järjekorras võite siis hõlmast haarata. Vot nii. Aga ma vaatan, et peaaegu täpselt poolest ma vist siin lõpetangi. Nii et edu teile eile karantiiniks ja vaatame, kuhu see elu edasi välja veab. Aitäh sulle, Urmas. Et enne veel, kui päris otsast kokku tõmbame, kas vahest kellelgi on küsimusi tekkinud? Ja küsimustele võin vabalt vastata. Hei! Ma tahtsin küsida, kas on kuulda mind? Kuulen. Märkasin, et sa mainisid Tarkovskit, kui sa rääkisid ja juhtumisi, kui sa näitasid kaadri, ma nägin, et sul on Stalkerist üks filmikaader taustapildiks. Ma tahtsin küsida, et kui palju sa ise tunned, et Tarkovski looming on sind mõjutanud? Päris palju. Tegu on ühe mu lemmikautoriga vaieldamatult, et seetõttu ma ka ise mainisin selle juba alguses ära. Aga mul ongi kuidagi see, et kuidagi huvitaval kombel mul on tekkinud sihuke tunne, et mul ei ole väga palju eeskujusid kunstnike näol. Et kui keegi paluks mul öelda, kes on su lemmikkunstnikud, siis ma oleksin kuidagi jännis omadega või need on nii palju ja neid on nagu nii omanäoliseid, et märksa lihtsam on mul öelda, kes mind on näiteks inspireerinud filmivallas või kes muusikuna on mulle hästi palju mõju avaldanud. Et kuna mu enda tegevus on ka niisugune interdistsiplinaarne, ma küll olen õppinud traditsiooniliselt sepakunsti nii bakas kui magistris ja ma töötan disaini teaduskonnas, sest nagu jutust läbi oli näha, siis väga palju on mul ka selliseid muusika- ja teatriprojekte. Nii et seetõttu jah, ma filmi vallas või kindlasti öelda, et Tarkovski ja Hodorovski on kaks niisugust tüüpi, kes mind kindlasti on hästi palju mõjutanud just kas või ka selle filmi esteetikaga või mis minu jaoks kõige olulisem on, nii nagu ma tõin ka selle Michael Hanekse filmid välja nagu White Ribbon ja nii edasi. Et mind kõige rohkem huvitab see, kuidas kirjutada midagi ridade vahele. Et Hanekse filmidega näiteks samamoodi on see, et sa vaatad terve filmi ära 2 tundi. Film hakkab ei kuskilt, lõpeb ei kuskile. Seal on mingisugune väga pragmaatiline probleem, mida otsitakse mingit palgamõrvarit näiteks taga. Keegi ei tea, kes see palgamõrvar on. Kuni filmi lõpuni ei saa keegi teada, kes see mõrvar tegelikult on. Ja film lõpeb enam-vähem poole kaadri pealt ära see, kui ma ei tea, kuskil koolis mingi kell heliseb ja õpilased lähevad uksest välja või ja samas sul jääb see nagu mingi meeletu äng sisse sellest filmist.
Ja siis pärast, kui ma vaatasin Hanekse intervjuu, siis ta rääkis, et ta ei tahtnud üldse rääkida mingist trillerist või mingisugusest palgamõrvarist või üldse mingist mõrvamüsteeriumist. Et ta rääkis inimese süütundest, sellepärast, et see, keda nagu jahiti, tema kogu film seises selles, et tema üritas välja mõelda, kellele ta võib olla niimoodi halba teinud, et see inimene tahaks seda tappa, kuna ta ei olnud olulisel positsioonil. Ja ta lõpuks kaevus kuni lapsepõlveni välja, et üritas hakata üles otsima neid inimesi, kellele ta võib-olla isegi lapsepõlves või niivõrd suurt viga teha, et võib-olla lapsepõlvest jäi see meelde. Aga just see, et see oli nagu nii peenelt sinna kihtide vahele kirjutatud. Et seesama, et ma filmidest väga palju õpin seda, kuidas enda loomingut ehitada üles nii, et ma räägin ühest asjast. Aga see, millest see nagu kõneleb, see teos, see vaikiv teadmine, see vaikiv teadmine milleski muust. Et see on ka see, mis näiteks Tarkovski puhul mul on niivõrd sügavalt sees, mingi vann või mis iganes need filmid, et jah. Aitäh. On veel keegi? Ja, hallo, kas mind on kuulda? Mul on ka küsimus. On, kuulen. Ma loodan, ma suudan selle normaalselt arusaadavalt sõnastada. Sa mingi hetk mainisid, et sa väga ei taha võib-olla, või sa väga nagu ei pane nagu sõnadesse neid asju, mida sa teed, et see võib-olla mis iganes põhjusel on ju, et see võib-olla kaotab mingi tähenduse ära või et see paneb mingi vale tähenduse või mida iganes. Samas sa mainisid alguses hästi palju Derridaad, Foucault on ju, et sa tõenäoliselt loed on ju ikka päris palju selles mõttes, kas sulle meeldib nagu tegeleda mõttetööga. Ja. Vestleda nagu asjadest niimoodi. Ja siis ma küsin, et mul endal on nagu sama, et mul on iseenesest nagu meeldib väga palju vestelda inimestega nagu, ma ei tea, filosoofiast, väga palju suhteliselt nagu sellisest poliitilistest ja nagu aktuaalsetest teemadest isegi. Ja ma mõtlen, et kuidas sa nagu seod selle, et sa tegeled asjadega võib-olla, mis ei ole nii keelelised, aga sa nagu loed hästi palju ja arutled asjadest, kui sa seda teed. Ja, ma arvan, ma saan väga hästi aru, et see, ma ütleks selle kohta, et minu jaoks on hästi oluline selle info läbi seedimine. Et kui ma juba näen, et kellegi näituse tekstis hakkavadki korduma juba mingi pool lehekülge mingid Foucault ja Derrida tsitaadid, siis mul ei ole midagi selle vastu, et see inimene neid lugenud on. No tõepoolest, ma olen samamoodi neid lugenud, ma olen samades ainetes käinud, mis teie olete käinud, samamoodi kunsti, ajaloo, esteetika, kõik need asjad läbi teinud. Et ma olen nagu samalt vundamendilt nii-öelda lähtunud, aga mul on tunne, et see on kuidagi nagu meelevaldne, kui ma kasutan kellegi teise näiteks mõtteavaldust selleks, et väljendada midagi enda kunstis toimuva kohta. Et siis mul jääb tunne, et ma nagu lapin midagi enda kunstist nagu sellega kinni või mingit puudujääki. Et ma on oluline, kui ma mingi sõna ütlen või midagi väljendan oma loomingu kohta, et ma olen selle info nii-öelda enda jaoks läbi seedinud, mis ma olen sealt, mis iganes Foucault või Barthet lugenud, et ma olen sellest sidunud mingisuguse isikliku kogemusega. Et kui ma pärast magistriõpinguid ma töötasin Amsterdamis ühe kunstniku assistendina ja selle kunstniku töömeetod oli hästi selge. Ta tegi uue kollektsiooni iga 2 aasta tagant. 2 aastat valmis ette ja siis nagu suure paraadina kõik muuseumites läks nagu ringkäigule see näitus. Ja kuidas ta töötas oli see, et ta alati otsis inspiratsiooni teistest kultuuridest. Et ta sõitis näiteks pooleks aastaks Indiasse või pooleks aastaks Hiinasse. Ta on näiteks teinud terve kollektsiooni juudi kabala baasil. Ta elas Iisraelis ja kuidas ta ise enda töömeetodit kirjeldas, oli see, et ta sõidab kuskile kohale, ta sööb sisse kõike, mida ta sealt saab. Seejärel ta sõidab tagasi koju, seedib selle läbi ja situb oma skulptuuridena välja. Et ma tunnen, et see on täpselt seesama olukord, et ma lihtsalt ei reprodutseeri midagi, mingit kellegi teise inimese mõtet, vaid ma muudan selle enne iseenda mõtteks. Ja seejärel väljutan selle iseendast, et kõik see info käib siis
kogu nagu seedekulgla nii-öelda läbi. Millal sa saad aru, et see mõte on su enda mõte, et kas sa lubad endale siiski kasutada nii-öelda, ütleme, viidata teisele inimesele, et sa ei võta võib-olla sõna-sõna tsitaati, aga sa viitad mingisugusele asjale, mida tema on algatanud? Nende asjade puhul on eriti tore see, et tavaliselt näitusi peab broneerima ette 1 või 2 aastat, et saada galerii koht. Ehk siis ma enamasti panen endale galeriis aja kinni, enne kui ma täpselt tean, mis seal tuleb. Ma arvan, et see on 99,9% kunstiga täpselt sama lugu. Ehk siis samas ma ei saa kunagi kindel olla, et ma olen iseendas jõudnud nagu lõpuni. Selleks hetkeks, kui näitus avaneb. Aga mul on näitus avamise kuupäev, mul on avamise kuupäev, mul on, ma ei tea, paika pandud juba, millal ma löön kellega veiniklaase kokku seal ja selleks hetkeks peab see näitus olema väljas. Nii et see on teatav selline, see on täpselt sama asi, mida ma tahtsin tegelikult seal kõhklust osas rääkida. On see enda tööprotsessi juhtimine. Ja ma mäletan, et kooli ajal mul oli see tunne, et nagu ma rääkisin, et mul on mingi visioon, aga ma ei suuda seda kunagi 100% täiuslikult valmis teha. Aga et kui ma alustan mingit uut kollektsiooni või näituse või mingit uut kontseptsiooni, siis ma käin hästi palju teatris, näitustel, loen hästi palju raamatuid, hästi palju ahmin sisse. Aga mingi hetk on see tunne, et selleks, et sa saaksid midagi nii-öelda vormistada, sa pead hakkama seda läbi seedima, mingid välistamised, kogu selle materjal, mis sa nagu sisse sööd, kõik, mis sul sees toimub, et sa hakkad seda tuuma sealt välja kristalliseerima. Et mis on ikkagi minu jaoks oluline, mis on see minu jaoks kõige olulisem aspekt. Ja siis selle kristalliseeritud tuuma ümber ma hakkan siis ise koguma seda näitust. Et mida lähemale näitus jõuab, seda vähem ma tahan olla kursis, mis toimub kunstimaailmas. Et mul on ateljee Kanuti-Gildi saali kõrval. Kui näitus on ära olnud, siis ma ei taha isegi ateljeesse minna. Siis ma viibin rohkem Kanuti-Gildi saalis ja vaatan nende etendusi. Kui mul on näitus lähedal, siis ma ei taha seda Kanuti-Gildi minnagi. Ma näen ukse enda aknast, et etendus hakkab, jube hea etendus. Jubedalt tahaks seda tüüpi näha, kes seal praegust lavale läheb. Aga et fuck off, ma teen enda näitus siin ja ma tean, et kui ma selle näituse tehtud saan, siis ma ei taha oma ateljeed näha ka, siis ma olen see põhimõtteliselt ööbind 24 tundi ööpäevas. Et võib-olla see on üks see meetod, kuidas ma nagu seedin need asjad iseenda jaoks läbi ja see iga kord on täpselt sama raske protsess. Et nii sama raske, kui see oli bakas, nii sama raske, kui see oli magistris, ma olen nagu iga kord täiesti nagu pilbasteks lahti. Et kui ma alustan uut asja, mul ei ole seal mingit vundamenti all. Ja see sama meister, kelle juures ma töötasin, kes seal nii-öelda tarbib kõike, mis ta kultuuris saab ja seejärel seedib läbi ja loob oma loomingu. Et tema ütles samamoodi, ta on 45 aastat, ta on praegu saab 70 varsti, saab juba vaikselt sellesse ikka, kus ma juba ülistan neid vanamehi. Et ta ütles, et ta on 45 aastat töötanud vabakutselise kunstnikuna ja mitte kunagi ei ole see läinud kergemaks. Et ta on iga kord täpselt selles samas segaduses, täpselt selles samas laiali pillutatud kohas. Et me kunagi tegime EKA õppejõududega Viljandis ühe sellise seminari, kus me arutasime üldse kunsti õpetamist ja kunsti õpetamise eetikat ja nii edasi. See oli mitukümmend inimest oli kohal. Kõik tegevkunstnikud ja ütleme nii, et kui sul on mingi 40 kunstniku kohal, siis seal ruumis on umbes 40 meetodit, kuidas kunsti peaks õpetama ja nad kõik lähevad, ütleme, kuskil poole tunniga nugadele üksteisega. Et sul on niisugused isiksused kohal. Ja päeva lõpuks see tunne, et mitte keegi enam ei tea, mis asi on kunst, mis asi on kunsti tegemine, mis on kunsti edasiandmine ja mida peaks üks tulevane noor kunstnik üldse õppima, et olla edukas kunstnik. Ja see oli täielik kaos, täielik kaos, kõik on EKA õppejõud kohal seal. Ja seda asja oli kutsutud läbi viima üks professionaalne
nii-öelda moderaator. Ja selle moderaatori põhitöö oli see, et ta modereeris ärikohtumisi. Selleks, et ärikohtumised õnnestuksid, siis ta oli see nii-öelda see kolmas vahepool ja juhtis alati küsimusi ja vastuseid niimoodi, et tekiks mingisugune konsensus, et tekiks mingisugune lepe. Ja see lepe võis olla ka see, et nad leidsid järeldusele, et nad ei taha koostööd teha ja lähevad lihtsalt laiali. Aga vähemalt neil on mingisugune lepe või mingisugune nii-öelda mõte, milles nad on ühel nõul. Ja ta ütles, et kogu oma selle pika karjääri jooksul, mis ta neid ärikohtumisi modereerib, siis tal on tekkinud see selgus, et see, kes teab liiga hästi, kuidas asjad on, see ei saa tegelikult mitte midagi olukorrast aru. Et kuidas seda hästi nagu seletada, et ta ise oli hästi sellest nagu segaduse ja kõhkluse usku, et kui sa ei ole segaduses oma asjadega, siis sa järelikult ei tee cutting edge värki. Et segaduses saavad olla inimesed, kes näiteks on klassikud ja viimased 30 aastat teinud täpselt seda sama ühte maali. Et ma ei taha praegust, see on nüüd avalik loeng, ma võiksin täpselt tuua neid nagu maalikunstigi nii edasi, kes on teinud nagu viimased, ma ei tea, 30 aastat täpselt seda sama maali, panen näitusele ja kurat ikka see sama maal on tal seal seinas. Et kui me mõtleme nagu, mõtleme kas või India mõtteloo peale Krishnamurti, kes oli India filosoof, India luuletaja, siis tema oli religiooni vastane. Või ta ei olnud nagu tulihingeline vastane, aga ta arvas, et iga inimene peaks ise leidma oma tee. Et kui keegi teine loob sinu asemel sulle tee, siis sa saad jõuda ainult mingi asjani, mis seisab paigal. Sest tee otsas peab olema mingi asi, mis seisab paigal. Ja paigal seisavad ainult surnud asjad. Kõik, mis on elus, on liikumises. Kõik, mis on elus, on muutumises. Ja ma olen ise kogenud täpselt sedasama asja, et kui ma tegelen näiteks kas või teatris, siis mäletan, kelle Facebooki seinal see meem nagu oli, aga oli kirjutatud, et kui sul ei ole 40-ndates eluaastates, 20-ndates eluaastates mentorit, siis sa ei tea, mis maailmas toimub. Et ma olen ise täpselt sama tundnud, ma ise olen 32 ja ma tunnen, et kui ma teen lavastust koos 22-aastasega, siis ma juba olen rajalt maas või mul on muidugi oma asja nagu anda sinna, aga ma ei saa olla selles situatsioonis, kus ma õpetan teist, kuidas asju tehakse. Ja ma pigem pean olema see, kes õpib, kuidas asju nüüd juba tehakse. Et see enese lammutamine on hästi nagu oluline. Jah, siuke pikk vastus. Väga hea vastus. Kas veel keegi küsimusi, kommentaare? Me oleme küll kõvasti üle aja, aga kui veel huvi on, siis laske tulla. Ja mina tahaks küsida, et sa alguses rääkisid sellest, et sa teed iseenda asja või tähendab, et sinu kunst tuleb sinu enda isiklikest kogemustest ja et sa ei keskendu selle revolutsiooni loomisele. Aga kas see tähendab siis seda, et kui sa alustasid, kas sul oli nagu mingi selline kohustus, midagi taolist, et sa peaksid tegema mingit revolutsiooni või? Jah. Või nagu, kuidas sul sellega on? Ütleme nii, et ma ei ole kunagi hiljem olnud nii suur kunstnik kui esimesel kursusel. Et sel hetkel oli tõesti nõus rinde ees minema läbi tulest ja bussnugadest ja ma olin veendunud, et ma olen kõige revolutsioonilisem noor talent, kes kunstimaailmas on veel avastamata, et jumalikust ilmutusest tuleb mulle ainult geniaalseid mõtteid ja kui ma ainult jõuaks neid kõik ära teha ja kui ainult jätkuks neid galeriisid, et neid kõiki asju suudetaks näidata ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Et eriti kuna minu siuke nooruspõlv tuleb või nooruspõlv.
et minu niisugune teismeiga oli seotud punkkultuuriga ja üldse juba eos revolutsiooniga selles punkkultuuris. Niisugune lõputu maailma parandaja, kõikvõimalikud protestimarsid, vegan liikumised, kogu aeg millegi vastu olemine, millegi nimel võitlemine. Et see mingil määral kandus mulle ka baka algusesse sisse. Mul tõepoolest oli see tunne küll, et ma pean tegema midagi enneolematut revolutsioonilist. Aga mis oli kõige nagu vabastavam ja samaaegselt demoraliseerivam, oli see, kui ma sain teada, mis tegelikult selles kunstimaastikkus toimub. Kui ma sain teada, et need 60, 70, 80 aastased vanapapid, keda ma niisugusteks aegunud tohletunud kõbideks pidasin oma 18-aastase kunstnikukarjääri alguses, et nad on kõik oma nooruses olnud 10 kordi radikaalsemad, kui ma kunagi suudan olla. Kunstnikud, kes kuna ma õppisin ehte ja sepakunsti, kes olid selle asemel, et ehte kive kuskile ehte sisse nii-öelda istutada, opereerisid kive iseenda keha sisse või kes surusid oma keha niimoodi, et kõik need jäljed jäid sinna sisse. Et siis nagu enne neid omas kontekstis olid veel radikaalsemad tüübid oma ajastu kontekstis. Ehk siis iga kunst, mis on kunagi maailma ajaloos toimunud, on kunagi olnud contemporary art. Ehk siis see, mida tegid Rodin, Monet, nad olid nii räiged rebelid, et nad tegid midagi, mida maailm ei ole näinud. Need ei lubatud galeriidesse, neil ei lubatud salongi, nad tegid oma enda hüljatute galerii, enda hüljatute salongi. Praegu me vaatame Rodini maal ja mõtleme, et see on see kunst, kui keegi seda praegust teeb, siis see on see kunst, mis on nagu mõeldud ainult vanadaamidele koos pühapäeval kuskil kaunis galeriis vaatamiseks. Aga omal ajal oli see kõige hullem cutting edge revolutsioon, mis sel hetkel nagu juhtuda sai. Et ma pean paratamatult, ma hakkasin nägema, et mida rohkem ma sain teadlikuks, mis on kunstis toimunud ja mis kunstis toimub, et kui väike ma selles asjas olen, et ma ei saa luuagi maailma revolutsiooni, vaid ma saan, et minu jaoks kunst on see iseendas arusaamise meetod ja kuna ma keskendun iseendas arusaamisele, siis ma tean ka seda, et siin maailmas on kuskil 7 miljardit inimest veel, kes on tulnud täpselt samu südamevalusid, täpselt samu depressiooni ja ärevuse hoogusid, täpselt samamoodi pihuks ja põrmuks lammutatud mõnikord. Et ka need tunded, mida ma oma kunstis käsitlen, need ei ole midagi minu jaoks või maailma jaoks erakorralist. Et ma kõnetan iseendast rääkides kogu ülejäänud 7 miljardit inimest põhimõtteliselt samamoodi. Et see emotsioon, mis on mind pannud just iseendaga tegelema. Loodan, et aga kas sa tunned, et see südameteos võttis sult selle valu, lõplikult öelda oleks vist nagu väga-väga palju loota, mulle tundub, aga ma ei tea ka. Aga kas kui palju ta sind aitas või kas sa tunned, et sa oled lõpetanud selle teemaga? Et selles mõttes see teema kindlasti nagu areneb edasi, aga kui ma mingi teemaga tavaliselt tegelen, siis ma olen selle teema juba enda jaoks mingil moel läbi seedinud. Et sel hetkel, kui ma tegin põlevate südamete loopimise, selleks hetkeks oli juba kuskil 3 aastat vana värk. Et mul ei olnud enam seda ängi seal sees, aga ongi see, et kui ma tunneks kellegi teise tundeid paremini kui enda oma, siis ma väljendaks kellegi teise tundeid. Aga lihtsalt see on niivõrd hea materjal oma loomingus mingite lähtepunktide leidmiseks. Ja ma lihtsalt tundsin, et ma peaks seda kasutama, kuna see on mul kõik juba sees olemas. Selle jaoks ma ei pea kedagi juurde lugema, selle jaoks ma ei pea ennast millega kurssi viima, see on juba sees olemas, ma saan seda kuidagi juhtida. Ja sel hetkel, kui ma seda tegin, siis ka tollase elukaaslasega me arutasime seda ja ta käis näitusel ja kui ta andis mulle tagasisidet, siis ta rääkis sellest kunstist, kuidas ta arvas, mis talle ei meeldi, mis talle meeldis. Et need emotsioonid selles hetkes olid meie jaoks juba
juba kuidagi selja taha jäetud, et kuna me mõlemad oleme kunstnikud, siis me suutsime võtta selle olukorra, et sel hetkel on looja ehk mina ehk kunstnik ja on see kunstiteos. Ja kui me räägime kunstiteosest, siis me ei räägi enam minust. Me räägime kunstiteosest, mis on õnnestunud, mille edasiandmine ebaõnnestus ja nii edasi. Et ma ei võta seda isiklikult. Et kui ma peaks tegelema mingi asjaga, et ma isegi olen ennast nimetanud retrospektiivseks kunstnikuks, et ma tegelen teemadega, mida ma olen kogenud võib-olla 2, 3, 4, 5 aastat tagasi. Et on olemas neid selliseid püstolreporter kunstnikke nagu Ai Weiwei, kes tõesti on niivõrd sotsiaalselt tundliku närviga, et midagi juhtub ja ta juba paneb kunstiteose sinna kõrvale. Kuskil paadipõgenik kupub, laks, installatsioon järgneb. Et see on nagu nii kiire reaktsioon, et minul seda reaktsioonivõimet ei ole, et ma lasen sel emotsioonil tekkida, sellel vaibuda ja siis ma lammutan selle nagu täiesti tükkideks ja vaatan neid tükke eraldi osadena. Et ta ei ole selles mõttes eneseabi looming. Ta on lihtsalt endaga juhtunu ära kasutamine oma loomingu huvides. Et samamoodi, et ma tegelesin selle teemaga ära, aga mingi hetk, kui ma olin selle näituse teinud, siis ma sain aru, et see asi ei ole minu jaoks läbi. Ma ei ole seda nagu lõplikult ära kogenud, vaid see ongi see tuli seal tuha all endiselt veel hõõgub ja siis ma hakkasin sellega tegelema. Ja siis 2 aastat hiljem ma tegin juba selle järelväreluse näituse, mis oli selgelt inspireeritud sellest samast järelväreluse tundest, mida ma olin kogu aeg matnud, mis ei olnud nii agressiivne, et ma seda iga päev tajuks, aga mis oli nagu see siuke tumm asi, mis seal sees kogu aeg sisse näris. Nii nagu Spartas kunagi oli kool nii kõva, et kui mingi Sparta õpilane oli rebase endale kuskile tundi või treeningule vedanud, siis ta hoidis seda rebast nii kaua hõlma all, kuni see rebane ta läbi näris. Põhimõtteliselt ta suri ära pärast seda, aga ta ei teinud teist nägugi. Et see sama tunne seal sees, et sa oled teadlik, et sul on see raskus seal sees, aga sa lood niivõrd tuima näo, et sa lased ennast läbi närida. Ja sel hetkel, kui see läbinärimise tunne oli läbi, siis ma juba tundsin, et okei, nüüd ma saan seda rahulikult vaadelda. Ma saan selle panna endast eraldi, ma saan selle panna laua peale, ma saan selle võtta osadeks, ma saan justkui psühholoogilise enese jälgimise käigus vaadelda, mis tegelikult juhtus. Vot. Ja, aitäh, see oli hea küsimus. Aitäh vastuse eest. Vot. Kui kellelgi on veel, siis ma võin muidugi õhtuni lobiseda, aga kui mitte, siis me Et tõmbame siis selleks korraks otsad kokku ja tänan sind väga selle väga põneva eluloolise loengu eest, et kui ma näen kommentaaridest, siis kuulajaskonnal tohutult meeldis. Jah, suur tänu, mulle ka väga meeldis rääkida. Ja seda on näha, et sulle meeldis, et hästi selline mõnus kuulamine, mõnus olemine oli tänu. Introverdina on jube mõnus rääkida, kui keegi sulle vahele ei räägi ja siis sa saad 2 tundi järjest lihtsalt shootida. Just. Suur tänu sulle selle eest ja nagu siin juba küsitakse, et millal saab jätkuloengut, et loodetavasti õnnestub, siis miks mitte, vaatame, kuidas. Eks ma seedin ennast veidikene ja siis vaatan, mis mul jälle välja õnnestub sittuda. Jah, ära siis väga kaua seedid. Et nagu sa ütled, et vanad asjad ei ole enam palju väärti. Ei on, need vanad asjad ongi kõige rohkem väärt. Sa said kõigest valesti aru, kurat küll. Kuule, vaata, loengu uuesti läbi. Mul vist midagi vahepealt läks kaduma. Aga jah, suur tänu sulle. Tänan teile. Ja olge terved nagu ikka. Hoidke endid. Aitäh teile. Ja taga. Nägemist.